võtate osa sel aastal Slush 100 pitching võistlusest. Kuidas siiamaani on läinud? Väga hästi on läinud, selles mõttes, et esimesest finaalist edasi ei saanud ja ma arvan, et oli tore kogemus. Aga ma väga tõsiselt tegelikult neid startupi võistlusi ei võta, et kuna seal ütleme, žüriil on vaja teha suhteliselt kiiresti valik 3-minutilise esinemise pealt ilma igasuguste slaidideta, siis ma arvan siiski, et see on suhteliselt loterii ja seda kinnitab ka minu varasem kogemus nagu teistelt sellistelt eventidelt ja vaadates nii finaalis kui poolfinaalis olijaid, siis ma arvan, et see on pigem on mõtet mõelda sellest kui loteriist ja heast võimalusest esineda ja silma paista oma idee ja mõttega lihtsalt, et ma seda kohta ise väga tõsiselt ei võta. Okei, nii et meelt ei heida. Aga mis eesmärgiga üldse sel aastal Slushile tulite? Olid ka mingid konkreetsed sihid seatud? Jah, ma käisin siin ka eelmine aasta, sellel aastal mul on mitu asja, mul on siin kohtumised investoritega, siis on mõned tööintervjuud inimestega ja kindlasti see startupi võistlusel nagu siuke üldine brändi ja toote awarenessi või tuntuse tõstmine ka on ju. Et need 3 asja ma tooks esile nagu. Kuidas investoritega läbirääkimised on seni sujunud? Praegu lähevad väga hästi selles mõttes, et me hetkel üldse ei otsi investoreid, see on pigem väga hea koht, kus väga palju investorid on koos, siukeste esimeste kontaktide loomine järgmisteks investeeringuringideks, et kui neid tegema hakkame, ma arvan, meie puhul kuskil kevadel, siis on see koht siin praegu väga hea nendega esimesed näost näkku kohtumised teha, et väga mugav nii investoritele kui startupidele teha. Ma arvan, et siin tehakse üldse suhteliselt vähe selliseid diile, vaid siin pigem see on koht, kus tehakse esimesed kohtumised ja siis kui see on mõlemale poolele huvitav, siis tegelikult see suhe jätkub siit ja võib-olla millalgi jõuab investeeringuni, et ma ei tea, kui palju siin tegelikult keegi close'iks midagi, et pigem mitte. Ja see ei ole ka eesmärk minu puhul täna. Selge. Kindlasti olete kuulanud siin ka erinevaid esinejaid, et tooge välja üks selline hea mõte või idee, mis te olete siit saanud? Jah, no ma võib-olla tooks ikkagi esile selle peaministrite esinemise, et see oli mitut pidi minu jaoks väga inspireeriv ja mõtlema panev, et esiteks seda, et kuidas nii meie kui Soome peaminister näevad riigi arengut ja seost tehnoloogiasektoril selles panus, tehnoloogiasektori panus sellesse. Et ma arvan, et see oli minu jaoks võib-olla väga mõtlema panev ja meeldiv näha, et nad sedasi mõtlevad.